Tervist kõigile, suur rõõm on siin olla ja nippi-nappi saime selle kalkulaatori sellisesse seisu, et kannatab täna täitsa auga teile seda näidata. Ja ole hea, kui sul on telefon, siis võta see välja. Kõige lihtsam viis kalkulaatorisse jõuda on see, et sa lähed riigiportaali, paned otsingusse sõna pensionikalkulaator, paned otsi, ta leiab sulle artikli pensionikalkulaator, sa klõpsad sinna peale ja alustad sealt sisselogimise protsessi. Ja kui sa oled sisselogimise protsessis, siis sa tegelikult näed, et sa jõuad Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse, et teine võimalus ongi kalkulaatoriga ühineda Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse sisse logides, võttes sealt kalkulaatorid. Seal on vanemahüvitise kalkulaator ja selle all on pensionikalkulaator. Ja kui sa oled kalkulaatorisse sisse loginud, siis sina näed siin üleval enda nime. Mina olen siin enda andmetega, need on minu päris andmed. Siin on minu päris pensionilugu ja sinu kalkulaator räägib sulle sinu pensionilugu. Ja kui me minu pensionilugu vaatame, siis sa kohe näed siin on ju, mina kogun kõigis 3 sambas. Ja kuidas ja milliseid otsuseid ma oma sammastes olen teinud või mida sina oled teinud, seda sa tegelikult näed pensioni ajateljel. Kui sa oled telefonis, siis sa pead kerima natukene allapoole, et seda pensioni ajatelge näha. Ja nagu sa näed, ta näitab mulle ajaliselt, et millal ma 2. sambaga liitusin, millal ma 3. sambaga liitusin ja ta näitab ka seda, kus ma siis täna oma pensioniks kogun. Ta näitab ka mulle, milline on minu pensionifondi tootlikkus aasta lõikes olnud ja milline on Eesti keskmine. Ja mina vaatan ausalt endale kui pensionikogujale otsa ja ütlen, et pole viga, Eesti keskmisele tegin ära. Vaata sina ka ausalt enda andmetele otsa ja kui vaja, siis tee muudatusi. Aga esimene sammas, kui sa tahad teada, millest sinu esimene sammas koosneb ja kuidas see summa siia sai, siis klõpsa need andmed lahti. Ja minu pensionilugu on siin. Ja kui me alustame sellest kõige esimesest kastist, kus need nullid on, siis minul on siin nullid sellepärast, et mina lõpetasin gümnaasiumi aastal 2000 ja ennem 99. aastat mina tööd teinud ei ole ja minul ei ole põhjust siin neid andmeid korrigeerida ja minul küll tööraamatu moodi asi vist isegi sahtlis on, aga mul ei ole sellega midagi teha, sest minu andmed on kõik juba automaatselt registrist päritavad. Aga kui sinul on, sa ei ole veel oma tööraamatut või õppimist tõendavaid dokumente Sotsiaalkindlustusametile esitanud, siis sa saad ise siia täna need numbrid panna, et ma tean, et ma olen 3 aastat ja 6 kuud õppinud või et mu tööstaaž ennem seda on olnud, käisin seal tööl, kokku saan 8 aastat ja 7 kuud ja sa saad need nullid siin ära parandada, siia midagi muud kirjutada ja saad siin all teha uue arvutuse enda esimese samba kohta. Samamoodi saab siin lisada seda pensioni lisa, mis on laste eest. Siia mul on küll midagi panna. Minul on 2 last. Mõlemad nad on sündinud ennem 2020, otsime siit üle, et üks on sündinud 2006 ja teine on sündinud 2011, ehk et enne 2013. aastat. Ja ma jagan mõlemat oma pensioniõigust ka nende isaga, et tema on ka tublisti laste kasvatamisse panustanud. Ja kui sina oled ka avalikus teenistuses töötanud, et siis sa saad ka siit juurde valida siis seda perioodi ja enda pensionid siin läbi arvutada. Ja kui ma siia need lapsed juurde panen, siis näete, lapsed Eestis maksavad siis nii palju, nagu see muudatuse tulemus, et kuna ma siin muid muudatusi ei teinud, siis natuke saab juurde iga kuu. Nüüd 2. ja 3. samba osas on niimoodi, et andmed tulevad automaatselt pensionikeskusest, aga kui sina kogud pensioni investeerimiskontos, siis sa pead selle jäägi siia ise sisestama.
kustutad selle nulli või kui sul on see mingi summa, siis pead juurde liitma, kui sul on nii pensionifondis kui pensioni investeerimiskontol ja siis saad uuesti seda arvutust teha. Ja võib-olla isegi olulisem kui, no see sinu tänane pensionilugu on ka oluline, eriti kui sa oled, no mida noorem oled, seda olulisem on, aga võib-olla ka kui vaadata, et kas ajalises mõttes, et kui palju peaks siis koguma või millal on üldse mõtet, siis kui me vaatame minu 3. samba lugu, siis mina liitusin 3. sambaga aastal 2020. Ehk et alles mõni hetk tagasi ja juba täna see 5 aastat kogumist annab mulle pensioni lisa iga kuu ligi 100 eurot. Nii et ka väikesed perioodid võivad väga suurt efekti sinu pensioni kuumakses tegelikult tekitada, nii et ära alahinda seda. Aga täiesti uus funktsioon pensionikalkulaatoris on prognoosi osa. Kui sa ei kogu sammastes või kui sa kogud täna, ma ei tea, 2%-ga, siis saad mängida, et kui ma koguksin 4 või 6%-ga. Kui sa tahad veel nagu eriti teravalt võib-olla sambad oma pensionist välja võtta, seda riigi esimest sammast arvutada, et siis sa saad ka seda siin teha. Ja see prognoos on palgapõhine. Et saad siia sisestada oma kas tänase palga või siis saad siin erinevaid palku proovida, et kui, ma ei tea, täna tööturu seis on niisugune kehv, et kui kaotan, et pean äkki madalama palgaga töötama, et kuidas see mu pensionit näiteks mõjutab, et saan siin erinevaid palku läbi mängida, paneme siia näiteks 2000 eurot, kui ma koguksin 2%-ga, et automaatselt siit valib selle protsendi, millega sina täna kogud, aga sa saad seda siin ise muuta. Ja kui sa otsustad, et noh, ma ei tea, 50 eurot ikka panen kuus, saan prognoosida. Kui sa siit need detailandmed avad, et siis sa näed, kui palju ta siis su erinevaid sambaid mõjutab. Ja siis vaatad, et oi, 1207 eurot tuleb võib-olla minna siia üles tagasi ja teha väikeseid muudatusi. Et alati saab ka mõelda selle peale, et muud varianti ei olegi, tuleb sissetulekut suurendada. Või siis muud varianti ei ole, tuleb lihtsalt 3. sambasse rohkem panustada. Nii et saad siin mängida ja vaadata, et kuidas siis need erinevad palgad ja erinevad 3. samba sissemaksed ja erineva protsendiga kogumine sinu pensioni suurust tulevikus võiks mõjutada. Ja kui sa näed siin seda pensioni suurust, et 1563 eurot ja mõtled, et issand appi, mina lähen, ta vist näitas ka mulle siin, et ma lähen 20 aasta pärast pensionile. 20,7, jah. Et jumal küll, et võib-olla selle raha eest saab, ma ei tea, äkki saab ainult elektriarve ära maksta, ma sain lihtsalt viimane kuu nii suure elektriarve, et hirm tuli, siis see prognoos on tehtud selle raha väärtuses, mida su tuleviku raha omaks. Ehk et kui sa täna saad mõelda, et mis sa selle raha eest saaksid, siis ka tulevikus see summa sinu pensionina võib olla suurem, aga selle summa ostujõud on nii, nagu täna oleks 1563 eurol. Ja pensionile jäämise puhul saab siin ka veel 2 varianti läbi mängida, et üks on siis see varem pensionile jäämine laste kasvatamise eest, et saad lihtsalt pensioni ettepoole tuua, saad vaadata, et mis need variandid on. Mina ühtegi neist kahjuks kasutada ei saa, aga mina saaksin kasutada paindliku pensioni võimalust. Ja paindlik pension annab siis võimaluse muuta ja mängida oma esimese samba suurusega ja saad siit valida, et kas ma tahaksin minna pensionile varem, mis tähendab seda, et minu esimese samba pension on edaspidi väiksem ja see protsent on ka siin kohe näha, või siis vastupidi, kui ma lähen pensionile hiljem, siis saad siit vaadata, et mis on need protsendid. No päris ahvatlev ju. Mis ta oli mul siin 560 eurot vist oli see esimese samba summa, jah? 616 pärast lapsi. No võt,
et kui see oleks 50% suurem, tundub päris ahvatlev, et saad siit neid prognoose teha ja läbi mängida. Nii et head katsetamist iseenda andmetega, proovimist, kuidas minu erinevad valikud minu pensioni suurust siis võivad mõjutada ja ega täna ei ole midagi teha, on ju, vaatad ausalt otsa oma, paneme need siit kokku, et saad ausalt otsa vaadata siis enda sammaste summale ja loodetavasti teha tuleviku jaoks ägedaid valikuid, et see summa oleks tulevikus suurem. Aga aitäh! Aitäh! Ja mõned küsimused olid ka ikkagi meile selle kohta. Tegemist on väga põneva teemaga, et ma ise tahaks ka kohe seda minna näppima pärast tööpäeva. Lastega ma sain aru, et kas seal oli nii, et kui sul on laste vanus, et sa tead, eks ju, et siis lastega tegelikult seal vist lihtne ma nägin, eks ju, et see laste teema peaks olema lihtne. No selles mõttes on lihtne ja mõnes mõttes ei ole ka, et mida hästi palju küsitakse, et aga mul on 2018 ja mul on 2021 aastal sündinud lapsed, kus ma selle panen? No sellega on niimoodi, et selle eest on inimene saanud täiendavaid sissemakseid oma teise sambasse, et mine pensionikeskusesse, võta teise samba välja võtta ja näed sul kohe ära need sissemaksed, et selle eest esimeses sambas pensionilisa ei saa ja seda selle kalkulaatoriga kalkuleerida ka ei saa. Kas see on nii, et kui lapsel on ikkagi tavaliselt on 2 vanemat, et kas siis üks vanem saab võtta selle varem välja või kuidas see käib? No sellega on ikkagi niimoodi, et vanemad, kui nad on koos kasvatanud, siis mõlemal on õigus poolele sellest, mida siis laste eest saab. Vanemad võivad alati kokku leppida teisiti, aga ei ole nii, et kes ennem saab, et siis saab kõik endale. Et teine vanem peab ikkagi nõusoleku andma. Aga mis siis saab, kui nad ei saa kokkuleppele? Siis saab kumbki kasutada poolt. Okei, selge. Siis õppimise kohta küsitakse siin ka ja et kui siis samal ajal ka õppida ja töötada, et kas siis need aastad arvutatakse topelt ja miks Pensioniamet ei võta arvesse EHIS-es olevaid diplomite andmeid? Selles mõttes, kui me räägime ju perioodist ennem 99. aastat, mitu EHIS-t meil ennem 99. aastat oli, et meil ei ole neid andmeid kuskilt võtta ja sellepärast on hästi oluline, et kui sul on mingid dokumendid, mis tõendavad õppimist, töötamist, ongi see sama diplom või tööraamat ja sul on pensionini tegelikult ikkagi tükk maad veel minna, siis ma ei tea, mina olen oma elu jooksul kolinud 4 korda, kõik kapid on saanud inventuuri. Ma tean, et mul on olnud tööraamat, aga mul ei ole seal seda, mida ma peaksin tõendama, aga kui sul on need dokumendid täna olemas, esita need siis Sotsiaalkindlustusametile juba täna ära, et ei ole vaja neid oma kodus hoida kuni selle hetkeni, et nad on kollased ja midagi sealt pealt enam võib-olla välja ka ei loe. See on super plaan, ühesõnaga siis kõik, mis on enne aastat 99, Sotsiaalkindlustusametile kõik dokumendid see asi juba praegu korda teha, et te peaks hiljem tegelema selle teemaga. Just, iseteeninduse kaudu on neid väga mugav sinna esitada, nii et võta siit see mõte kaasa, et tee enda pensioni asjad korda sellel aastal. Okei, ma arvan, see on väga-väga hea plaan. Ja ma ei tea, kas Kaalist on ka siin küsimusi tulnud. Seal on küsimus, kas me saame mikrofoni? Sinna. Nii. Tuleb. Või ei tule, või kui hästi kõva häälega, ma kordan. Kas prognoosi osa on kohaldatud inflatsiooniga? Nii, mikrofon tuleb. Ma saan aru, et prognoosi osas on kohandatud inflatsiooniga. Aga nüüd on küsimus sellele, et mis ta näitab, mis praeguseks on kogunenud ja näitab sealt seda pensioni, siis seal ei ole see kohandatud inflatsiooniga. Kui sa mõtled siin seda esimene sammas, teine sammas, kolmas sammad, et need andmed, mida me pärime Sotsiaalkindlustusametist ja pensionikeskusest, need on sinu päris andmed. Ja kui sa küsid seda, et kuidas me saame selle teise ja kolmanda samba summa, siis me oleme siin võtnud selleks pensionisumma saamiseks või arvestamiseks aluseks selle soovitusliku perioodi, et need pensionimaksed oleksid tulumaksuvabad. Sina võid endale valida
mingeid kombinatsioone erinevatest väljamaksetest, et see on selline indikatiivne, et see ei ole siin nagu et nii on ja nüüd on kivisse raiutud ja selle teadmisega võib magama minna, et see on sinu tänane pensionilugu, mis on selline natukene indikatiivne ja paindlik ja milles sina täna saad teha väga palju muudatusi ja otsuseid ka ise. Siis veel üks küsimus, et praegu meil on 65 aastat pensionile jäämiseks, 28 vist oli 3 kuud juures, et kui nüüd tuleb jällegi, võetakse vastu otsus, et lisanduvad need kuud, kas siis seda korrigeeritakse? Jaa, me igal aastal korrigeerime seda pensioni arvestust. Tõepoolest see kalkulaator täna ei suuda mitte kuidagi mulle arvestada mingit muud pensioniiga kui seda, mis on kõige suurem, mida me teame. Ja mida lähemale me pensionile jõuame, seda täpsemaks see pensioni arvutus inimese jaoks läheb. Et täna ta minu jaoks näitab ka seda kõige maksimumi, mis me teame, aga tegelikult see igal aastal, nii kui meil on uued andmed teada, 2 aastat ette vaatavad, et siis me korrigeerime ka neid andmeid kalkulaatoris ja mida lähemal pensionieale inimene seda kalkulaatorit kasutab, seda tõesem see tema pensionilugu siin kalkulaatoris on. Suur tänu küsimuste eest ka, tänu sulle seletamast ja mina ise ei jõua juba oodata, et saaksin ka selle siis lahti võtta ja arvutada ja ma usun, et see on üsna motiveeriv, sest sealt hakkad ka nägema ju tegelikult, et mida sa omalt poolt saad teha ja mängida sellega, nii et uus pensionikalkulaator, et vaadake siis, kes hetkel kaasa ei teinud, et vaadake siis kindlasti siis hiljem järgi.